Aga no vaatame, kuidas meil siis läheb. Sest ma ei tea, kas ma olen nii huvitav inimene, et ma suudan iseendast rääkida niimoodi 3 tundi. Aga kindlasti tahaks teiega arutada mingisuguseid teemasid. Ja siis mul tekkis selline mõte, et ma võtsin mõned auhinnad ka kaasa. Et kui me pärast, teil on vist umbes 16 tükki või? Oli niimoodi või? 17 on. Et me võime pärast teha äkki 4 gruppi ja siis teeme äkki mingisuguse viktoriini näiteks, et siis saame, kui teil on 17, siis kuidas sa jagad niimoodi? 17 jagatud 4. Jagada 4-ga, 17 jagatud 4-ga, kas jagub või? Jah, et ühes grupis oleks siis 5 last ja teistes gruppides 4. Teil on 4, te tahate ühes grupis olla või? No tema tahab koos. No selge, aga jõuame siis sinna, et ma natukene kõigepealt võib-olla räägin ja siis, või ma isegi ei tea, kas ma räägin või arutame teiega, et või, kus ta kadus? Näed. Et mina mõtlesin niimoodi, näed, et siin on, ma panen telefoni ära, et siin on, kas sellel lapsel on hea energia või? Ei ole, aga sellel lapsel on hea energia või? No võt, nii et minu mõte oli see, et teeme niimoodi, et kõikidel lastel lõpuks oleks hea energia, on ju? Aga proovime siis kuidagi sellest niimoodi läbi saada ja siis küsige minu käest igast küsimusi, sest et ma tõenäoliselt ei oska kõiki asju rääkida, mida te kuulda tahate. Sobib niimoodi? Jah. No võt, aga kui ma ennem küsisin, et kas te olete juba 2 päeva saanud aru, et mis see energia on ja mis see taastuv energia on, et siis äkki korraks ma ikkagi... Teil on autokütust vaja või? Kas autokütus on energia? Aga mis see energia üldse näiteks lastel vaja on? Toitu ja soojust. Toitu on vaja. Teate, palju teil toitu vaja on või? Miljon, triljon, biljon. Kui palju te päevas sööte? 3 korda päevas. Teate, mis ma eile tegin või? Arvutasin välja, palju on just teie vanustel lastel on energiat vaja 1 päeva jooksul. Teate, mis ma sain tulemuseks või? Et teil on täpselt nii palju energiat vaja 1 päeva jooksul, kui on näiteks, kui paljud teist elavad korteris? No, et teil on 1 päeva jooksul nii palju energiat vaja süüa, kui on ühes korteris kõik tuled põlevad terve päev otsa. Kujutate ette või? Paned lambipirnid, paned põlema kõik korteris, kui teil on säästulambid. Siis ja see energiakogus, mis nende pirnide põlemise jaoks on vaja, on täpselt see energiakogus, mida on teie vanustel lastel on vaja süüa toiduga sisse. Porgandit ja kapsast ja kartulit ja liha ja mida iganes te sööte. Nii et ma ei hakka teile numbritest rääkima, aga see on enam-vähem see kogus. Nii et me saame aru, et lastele ja inimestel on vaja energiat. On. Toitu. Aga mis energiat teil veel vaja on selleks, et iga päev saaksite olla niimoodi? Soojust. See on kirjas ka siin. Aga miks soojust vaja on? Sest muidu me kõik elame, ma ei tea, väga külmas. Jah, et vaata, kui on ikkagi väga külm, et siis tarbed hakkavad külmetama ja lõpuks hakkate lõdisema ja siis enam ei saa üldse elus püsida. Yes. Magamisenergiat ütles Vivian. Magamisenergiat. Energy for sleeping. Great. Yes, you're right, actually, because during the night you are collecting energy, but also releasing a little bit because you are snoring. No? Actually, I don't think so. But definitely, I goes for my youngest brother, Lenny. Okay. So, yeah, he does sometimes snore. Nii, aga kas meil on tegelikult, mul on kirjas küll soojus, aga kas suvel on ka mingisugust muud energiat vaja, kui hästi palavus? On ja? Mõnikord on vaja külma. Aga mis te arvate, kas külma toodetakse
või külm tuleb ise kuskilt suvel? Toodetakse, on ju? Võetakse soe õhk ja pannakse masinasse ja tehakse külmaks. Täpselt. Sul on täitsa õige. Nii et külma saab ka toota vastavalt sellele, kus kohas, kas meil on suvi või talv. Ja näiteks, kui me mõtleme, et meil on mõned lapsed ja inimesed elavad näiteks Hispaanias, kus on hästi palav, eks ju, aasta ringi. Et siis neil ei ole üldse vaja kütta, vaid neil pole soojust vaja, neil on vaja jahutust, neil on vaja külma. Mis energiat meil veel vaja on? Elektrit on vaja. Aga miks sul elektrit vaja on? They probably would, no one in Spain would ever think of building an air conditioner in their house. Saaks tankida autos. Jah, kui on elektriauto, eks ju. Miks veel elektrit vaja? Toitu soojaks teha. Kas te kujutate ette elu, kui näiteks meil elektrit ei oleks? Kuidas see elust välja näeks? Aga kuidas siis toidu soojaks saab? Paned puud pliidi alla. Et siis on sul vaja soojust, eks ju, selleks, et toitu teha? Puud ja tikke. Puid ja tikke. Natuke paberit ka, muidu teha puud põlema. Ja miks meil veel, mis siis juhtub, kui elektrit pole? Mobiili saab laadida? Aga helistada kellelegi saab siis või? Telefonil on aku täis, siis saab Ehk siis, et ma arvan, et tänapäeval vanasti oli niimoodi, et kui elektrit ei olnud, siis vahet ei olnud, aga tänapäeval me ei kujuta elu väga hästi ilma elektrit, ei kujuta ette. No helistus on ikka, kuna ennem oli mingid teistsugused telefonid. Jah, siis olid sellised traadiga või sellised nagu juhtmega telefonid panid seina. Seal oli küll elektrit vaja, aga mitte nii palju praegu mobiilselt. Ja ilma elektrit ja vana aja oli ka lampulas ja siis oli õlinapiks. Ehk siis, et valgust ikka inimesed said, kuigi elektrit ei olnud. No võt, palun. Aga kuidas sa süüa saad, sest külmkapp minu meelest ju ka elektrit. See õige. Ehk siis, et kujutate ette, et kui meil täna elektrit ei oleks, siis ma arvan, et pool elu jääks seisma. Sooja saaksime, võib-olla kuskil maamajas saaksime süüa ka endale teha, aga tegelikult ikka elu oleks päris keeruline. Kuigi vanasti ju inimesed elasid ilma elektrita, ehk siis mõeldi välja igasuguseid muid lahendusi, näiteks kui külmkapp ei olnud, tead, mis inimesed tegid või? Panid keldrisse asjad või talvel näiteks, kui oli väljas külm, siis riputati kotiga või isegi mina elasin kunagi ühes sellises korteris, kus oli veel see kast, oli akna taga olemas ja siis asjad pandi sinna kasti, et siis püsisid seal jahedas, nii et igasugused asjad. Kand maal niimoodi, et kui me veel külmkappi polnud, et ostsime jääd, panime sinna külmakotti, siis panime asjad sisse. Jah, niimoodi saab ka, aga eks ta pika peale see jää sulab ära, eks ju, aga natukene aega niimoodi püsib. Näiteks sõidad maale, siis 2 tundi püsib see. Palun? Siis ei saa toita soojaks teha. Mikronenahiused liidi peal või midagi taolist, eks ju. Palun, sul on käsi püsti. Mu ema ütles, et kui nemad matkamas käisid, siis nad alati kaevasid hästi sügava augu ja siis panid sinna kasti ja siis panid nagu toidud kasti sisse ja siis need püsisid külmas. Aga miks sa arvad, miks see niimoodi on? Ei ole soe ennast. Kuidas, mis te siis arvate, et kas on külm või soe maal? Talvel on külm. Soe. Tegelikult on niimoodi, et ma ei tea, kas siia joonistada saab, siin pole üks siiatsi. Aga üks töötab paremini, teine mitte neist. Vaata, tegelikult on niimoodi, et ma näitan, et kui see on maakera, näiteks see on siin maakera tuum ja siin on väljas, et siis sees, maakera sees on tuum, see on selline hästi-hästi kuum ja sularaud. Ja see tuum on hästi kuum ja see kiirgab soojus ja ülespoole, nii et kui meie oleme siin,
et siis osa soojust tuleb meile siit maa tuuma seest. Aga samal ajal siin üleval on jälle jahedam õhk või soojam õhk aeg-ajalt. Ja tegelikult on niimoodi, et siin maa koore sees on kogu aeg suhteliselt ühesugune temperatuur ehk siis kuskil 5 kraadi. Ja sellepärast ongi niimoodi, et suvel, kui sa paned midagi, näiteks kaevad, sinu vanemad nagu rääkisid, et kaevad maa sisse, siis on seal 5 kraadi on umbes samasugune temperatuur nagu tavalises külmkapis. Et siis sa saad panna asjad jahedasse, aga näiteks on võimalik kasutada ka seda 5-kraadist energiat, ehk siis maa soojust selleks, et kui väljas on 20 kraadi külma, siis kasutate selle 5-kraadise soojuse ära selleks, et hoopiski kütta oma maja. Nii et see mõlemal teil on õigus, et maa seest tuleb soojust ja maa ka jahutab. Nii et siin on hästi selline nagu maakoore all, kuskil 5 meetri sügavusel, on hästi ühtlane temperatuur kogu aeg. Ehk siis, et põhimõtteliselt hoiab kogu aeg sellist temperatuuri, nagu on külmkapis. Nii et sellepärast ongi, võib olla maa sees nii sooja, võib olla ka külm. Ja mis energiat meil veel vaja on? Autokütust. Ehk siis, et meil on vaja energiat selleks, et ringi sõita. Ehk siis kas autoga või bussiga või rongiga või millega iganes lennukiga. Rattaga. Aga kuidas sa rattaga sõidad? Mis energiat sul rattaga sõitmiseks vaja on? Kuidas see toit rattaga sõitmise energiaks muutub? Sõitu ja Just. Ehk siis, et rattaga sõitmiseks on vaja sinu energiat, sina väntad, aga sinul on vaja jälle energiat saada toidu kaudu. Väga õige vastus, et sa oled väga nutikas poiss. Mine kindlasti inseneriks õppima. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et autokütus saab olla väga erinev. Sina ütlesid enne, et elekter võib olla, eks ju, oli niimoodi. Et võib olla ka näiteks bensiin või diisel. Kas nemad on bensiini ja diislit saab? On nad taastuvkütused või? Aga miks nad ei ole? Just. Toodakse maa seest. See teetakse juba vedelik. Nüüd tuleb palju puitu. Õige. Aga kas... See tossab ära. Just. Aga kas autod sõidavad ka gaasiga näiteks? Aga kas see gaas on taastuvkütus või? Ei ole. Ma arvan, et kõik, kes ütlesid jaa, teil on õigus. Ja kõik, kes ütlesid ei, on ka õigus. Sellepärast, et saab olla kahesugust gaasi. Üks gaas on see, mida võetakse maa seest. Ja see on maagaas ja tema ei ole taastuvkütus. Aga teine gaas on see, mida näiteks saab toota jääkidest, toidujäätmetest, näiteks lehmakookidest ja nii edasi. Ja see on taastuvkütus, sellepärast, et kas lehmad ju kogu aeg kakavad, ja meil tekib toidujäätmeid ka kogu aeg. Et seda kogu aeg tuleb juurde, ehk siis see kütus ei saa sealt maa seest, ei saa otsa. Nii et saab gaas olla nii ühtekoodi kui ka teistpidi. Nii et need on tegelikult need energiat, mida on lastel vaja selleks, et elus püsida ja inimestel. Meil on vaja toitu, meil on vaja magada ja saada positiivset energiat ja puhata. Aga kõige olulisem asi on ikka see toit, kuna kui sa ei sööks näiteks kui sa sööks 1 aasta, siis sa sureksid nälga. 30 päeva on siis. Ja ma arvan, et tegelikult on 2 asja kõige olulisemad. On toit ja soojus. Aga vesi. Vesi on nagu toit. Et vesi on üks osa toidust. Ja väga palju toitu koosnebki veest. Teate, kui palju kursis vett on või? Jaa, 98%. Nii palju kohe või? Ei, 95%. Okei, no kuskil sinna lähedal, jah. Hästi palju igast. Ja arbuusis ja nii edasi. Aga vesi on üks osa toidust. 98%. Aga sul on selles mõttes on õigus, et sul on vaja süüa
ja tegelikult ikkagi soojust on ka vaja, sest et muidu on väga keeruline hakkama saada. Aga elekter on juba selline, millega meie kõik oleme harjunud, aga tegelikult ju vanasti, väga vanasti inimesed said ka väga hästi ilma elektrita hakkama, said ka ju hakkama ilma autokütuseta, sellepärast et oli võimalik sõita jalgrattaga või hobusega ja anda hobusele energiat, anda talle toitu. Nii et sellised võimalused olid olemas. Aga ma natukene kiusan teid veel, et kui te ütlesite, et te kõike teate juba, siis rääkige mulle hoopis nüüd seda, et mis see taastuvenergia siis on? What is renewable energy? Palun. Ei mäleta. Ei mäleta või? Palun. No sa käisid püsti just. Saab kasutada teist korda. Teist korda vist kasutada ei saa, sest et teate, mis energiaga on või? Ma ei hakka teid õudselt, me ei hakka pead segamini teile ajama. Aga energia, kui sa muudad ta ühest energiast teiseks energiaks, siis ta sinna jääb, et seda väga raske on tagasi muuta selleks alguse energiaks. See, mis on maa poolt tekitatud. Õige. Ütle uuesti. Juba ajas mu peas asja. Juba ajas peas asja. Nii, tüdrukutele seal käed tõesti. See taasõhu. Confused and she doesn't understand anything. Mis keeruline. Tuulikud, tuuleenergia sa pead silmas. On ju? Nii. Päikseenergia on taastuvenergia, tuuleenergia on taastuv ja vee taastuv. Someone just said hydroenergy. Someone just said. Palun, räägi. Ja soojusenergia on ka taastuv. Kui see soojus, maasoojus, jah, õigust, jah. Aga kas teate, miks nad taastuvad on? Sest maa toodab kogu aeg soojust juurde või päike toodab. Jah, aga kas päike lõpeb ära ka? Aga päike paistab ka öösel ainult, et maakera on valet pidi sellel hetkel. Ta paistab teisele poole. Kui te nüüd võtlete, aine, palun. Päike võib ära põleda. Päike ei põle ära, aga seda, kui te hakkate inseneriks õppima, siis te saate teada, et päike kiirgab sellepärast, et seal on hästi palju vesinikku. Ja kui vesinik ära põleb, siis tõepoolest päike kustub ära. Aga sinna läheb 5 miljardit aastat aega. Ehk siis, et kui kaua ka inimene elab umbes. 5 miljardit. Palju? 5 miljardit aastat. Ei nagu, kui sa mõtled ühe inimesega. Ja ühe inimesega. 100 umbes. Siin mingi võib-olla 91 mõned on 100. Keskmine number kusagil 70. No aga ütleme keskmiselt, et oleks niisugune ümmargune number. Ütleme 100 aastat. On võimalik elada, aga samas ka ei ole. On need, kes toituvad väga korralik. 117. Ja mõnikord mõnel inimesel tuleb haigust, kahjuks ta sureb varem ära, eks ju, aga mõned elavad tõesti 120-aastaseks näiteks. 120. Väga kahju. Ma arvan, et sellest on tõesti kahju. Aga loodan, et su vanemad ja sina elad ikka. No võt, näed sa. No palun. Mul oli tuttav ja ta oli laps ja ta suri vähke. Aga inimeste tulevadki haigused, selle vastu me ei saa. No palun. Ma olen praegu 99 aastat. No võt, tõenäoliselt tema saab olema see keskmine 100 aastat. Ehk siis, mis ma tahtsin öelda, on see, et me võime umbes öelda niimoodi, et oleks ümmargune number, et ei oleks 91 või 102 või midagi taolist. Me võime ümmarguselt öelda, et inimene elab, see vist ei kirjuta hästi, et elab 100 aastaseks, ehk siis üks inimene. Ja nüüd mõtelge selle peale, et kui päike kustub ära 5 miljardi aasta pärast umbes, ehk siis teate, vaata, see on, oota, ma joonistan paremini. Ja ma tahtsingi öelda niimoodi, et siia nüüd, kui ma 5 miljardit tahan siia samasse panna, siis on niimoodi, see on 1000, see on miljon, nii, ja siis ma pean siit niimoodi minema veel niimoodi, siis ma joonistan veel niimoodi. Ja päike kustub ära, vaat niimoodi.
selle aja jooksul You take a lot of inimese eluiga on siin. Kas on nagu inglise keeles 5 siis inimesi pole enam olemas. Inglise keeles on 5 billion. ongi. No siis on nii. 5 miljardit eesti keeles. Palun? Aga kui palju sa arvad, et nagu kõik inimesed elavad, kuni tuleb uus aeg? Kuni tuleb uus aeg või? Ja kuni inimesi ei ole enam. Ma ei oska sulle selle kohta midagi öelda. Aga ma arvan, et kui inimesed siiamaani on planeedil olnud umbes 20 kuni 30 000 aastat. Väga vähe jah, kusjuures. Et siis ma usun, et vähemalt sama kaua oleme me kindlasti veel. Nii et me oleme poole peal, ma arvan. Siis tulevad robot-inimesed. No just täpselt. Aga meie oleme suhteliselt vähe olnud. Nad näevad välja täpselt nagu inimesed, lihtsalt nad on valged ja sinised ja robotid. Ka see on võimalik. Et seda miuksed need tuleviku inimesed või need olendid või need on, ega me seda ju täpselt ei tea. Loomad, kes räägivad ja inimesed, kes on nagu loomal, toetavad edasi. Kuulge, aga läheme liigume edasi. Tuleme selle taastuvate juurde tagasi. Ehk siis mida ma tahtsin öelda on see, et taastuvateks allikateks loetakse neid allikaid, neid energiat, seda energiat, mis umbes selle 100 aasta jooksul uuesti muutub, siis või jah, 100 aasta jooksul muutub uuesti samasuguseks. Ehk siis kui me mõtleme näiteks puu peale, metsa peale, siis mets kasvab umbes 100 aastat. See, kui puu pannakse... No jah, aga ütleme jällegi, sul on ka õigus, 80, mõni puu kasvab 60 aastaga, mõni kasvab 120 aastaga. Ehk siis aga enam-vähem ümmarguselt kasvab mets 100 aastat, kuni ta saab täiskasvanuks. Nii et ja selle 100 aasta sees on ka näiteks rohi kasvab, eks ju, 1 aastaga ja kõik seda loetakse nagu taastuvateks allikateks. Aga teate, kui vana põlevkivi näiteks on? Palun. Põlevkivi on umbes 3 miljonit aastat vana. Ehk siis, kui siin on 100, siis 3 miljonit on niimoodi. 6 nulli, täpselt õige. Ehk siis, ja siis inimene, ütleme see üks eluiga on siin, eks ju. Ehk siis, et siis järelikult... Inimene ei ole 1000-aastane. Sa kirjutasid, et 1000-aastane. No vaata, veel vähem, eks ju. Nii et siis see tähendab seda, et põlevkivi, kas on taastuvenergia? Ei ole, põlevkivi pole põlevkivi. Ja siis läheb 3 miljonit aastat aega, et ta jälle uuesti tagasi tekib. On ju? Siis järelikult, kui me ikkagi ütleme, et taastuvenergia on see puu, mis kasvab 100 aasta jooksul tagasi, siis põlevkivi ei ole taastuvenergia. Ma arvan, et sa mõtlesid, et ta nagu on just, põleb just nii kaua. Ei, põlevkivi põleb hästi kiiresti. Kui te tahate, ma näitan teile põlevkivi. Olete näinud? Ei ole. Olen, ma käisin seal kaevanduses. Käisid kaevanduses? Ja seal oli ja vaata, ma näitan, ma võtsin kaasa. Näed. Siin on need klaasis topsid ka, et ärge neid ära lõhkuge, aga ma võin selle saata niimoodi, et te võite siit vaadata või näed, see on põlevkivi. See on niuke pruunkivi. Ja siin klaasides on niimoodi, et mida sellest põlevkivist toota saab. Et selle põlevkivi saab ära põletada, siis saab sellest energiat, aga saab ka toota põlevkivist siis õli. Kas see on söögiõli? Ei, ta on selline õli, mida sa saad autosse panna kütuseks. Anna siia tahapoole. Aga ma ei tahtnud teile mitte täna põlevkivist rääkida, ma lihtsalt tahtsin öelda seda, et see kivitükk, et see võtab 3 miljardit aastat aega, et see samasuguseks kiviks tagasi saab. Aga taastuvenergia võtab aega 100 aastat. Kuidas? Kas põlevkivi tõesti paneb? Ma võtan selle tüki seal. Kuidas see siis ei põle? Kui ma võtan, põlevkivi saab põlema panna nagu puidu. Nagu puuhalu. Ja kui ma võtan näiteks tiku ja panen selle põlevkivi sealt põlema, siis ta läheb põlema. Pane põlema. Ma ei taha, ma tahan selle kontorisse tagasi viia. Seda ei saa ülikoolis. Kas siis see teeb nii? Ei, see põleb hästi aeglaselt.
aga ma tahtsin teile lihtsalt näidata, et see põleb kiiresti. Mõtelge, see võtab aega 3 miljardit aastat, aga see puu, mis teil siin on, see võtab 100 aastat aega, et samasuguseks saada või tagasi kasvada. Aga mis taastuvad allikad on veel? Et me rääkisime tuum ja päike ja maasoojus. Et nende nagu eluiga on hästi-hästi pikk. Ehk siis, et kui päike kustub 5 miljardi aasta pärast ära, et siis järelikult on nad taastuvad allikad sellepärast, et põhimõtteliselt on nad lõpus. Kogu aeg tuleb päikest, kogu aeg on meil tuum. Kuulge, ma tahtsin ühte asja teilt veel küsida. Et kas... Lähme Anne sul tagasi. Palun. Kas energiat tuleb säästa ka või? Jaa. Aga miks? See otsa ei saaks. Jaa, et kliima ei soojeneks, et otsa ei saaks. Mina olen õppinud energeetikat ja teate, mis mulle koolis õpetati? Et kõige suurem taastuv energia on see energia, mida sa ei kasuta või ära ei tarbi. Ehk siis, et kui ma näiteks lähen ja auto asemel sõidan tööle jalgrattaga, siis tegelikult ma säästan energiat, sellepärast et ma ei kasuta ju kütust selle aja jooksul, mis ma sõidaksin tööle ja tagasi. Ja energia, ma kasutan küll enda energiat, aga see on ju kasulikult kasutatud energia, sellepärast et siis ma saan ka natukene sporti teha samal ajal, et liiguksin ja nii et energiasääst on tegelikult kõige parem taastuv energia, ehk siis energia, mida sa üldse ei kasuta. Ja siis ma rääkisin korraks teile ka looduslikest igasugustest jääkidest, ehk siis laudajäägid ja lehmakoogid ja igasugused muud jäägid, mida tegelikult saab kokku koguda. Kas te kodus näiteks prügi sorteerite või? Aga mis moodi te sorteerite? Lähevad eraldi, eks ju? Jaa. Kuidas sina sorteerid kodus prügi? Toidujääkmed, siis on pakend, siis on sellised tavalised ja siis on paber. Ehk siis, et no palun sina? Pakend, papp ja paber, üldprügi, klaas. Te olete väga tubli. Aga teate, mis nendest toidujäätmetest tehakse või? Miks te neid eraldi sorteerite või komposti teete? Seda saab kindlasti. Aga... Nüüd pakendid saab ümber töödelda uuesti. Jaa, täpselt. Ehk siis, et pakendid töödeldakse ümber ja sellest tegelikult toodetakse õli või toodetakse uusi materjale. Aga toidujäätmetest väga palju toodetakse tegelikult siis biogaasi, mis ongi see gaas, mida näiteks Tallinna bussides kasutatakse. Nii et Tallinna bussid sõidavad tegelikult lehmakookidest ja teie enda kogutud toidujäätmetega. Kujutate ette. Lähete, sõidate bussiga ja tegelikult teate, et need toidujäätmed, mida te olete eraldi prügikasti pannud, need on toodetud, nendest on toodetud siis gaasi ja seda kasutatakse Tallinna bussides näiteks. Meil on vaja taga komposti hunnika, me paneme oma selle biojäätmed sinna komposti hunnikusse. Te panete biojäätmed komposti hunnikusse, jah? No vaat, ega see ongi. Alati ei pea seda eraldi koguma, aga näiteks kui te korteris elate, siis ei saa kuskil komposti hunnikuti olla, enne. Nii, palun. Ma sorteerin ainult maal prügi. Selge. Me paneme pudelid, viime taarasse ja siis me paneme toidujäätmed, paneme komposti. No väga äge. Ja siis meie koer käib neid söömas. Nii, kuulge sõbrad, aga teate, ma olen pool tundi juba teile siin igasugust tarkust üritanud rääkida. Ma natukene räägin, mis mina olen teinud. Ja siis ma mõtlesin, et teeme väikese viktoriini. Jaa. Ahah, aitäh. Tegelikult mul üks asi veel oli kaasas, ma unustasin ära. Kuidas see põlema peaks minema? Ma oleks pidanud... Mis asja? Oleks pidanud põlema panema või? Ei, kuidas see peaks põlema? Kuidas see peaks põlema panema või? Võtad tikku ja paned põlema. Ei, aga kuidas see läheb põlema? Kuidas ta läheb põlema või? Hästi vaikselt.
hästi vaikselt läheb põlema. Ma teadsin, et see on see. Mõtlesin, võtan kaasa, siis te saate vahepeal vaadata asju. Et see tuulik, teate, mismoodi see tuulik töötab? Kui tuul puhub peale, siis ta hakkab Ja, et siin on põhimõtteliselt tuulik ikkagi toodab elektrit, on niimoodi. Minu esimene hõõrata. Jaa, aga oota, ma räägin kõigepealt natuke sellest tuulikust, et tegelikult on niimoodi, et tuuliku mõte on see, et ta toodaks elektrit, eks ju. See on natukene vale tuulik, sellepärast, et see tuulik hakkab hoopis pöörlema siis, kui päike siia peale paistab, ehk siis päikesepaneel korjab elektrit ja paneb selle tiiliku paneb tööle. Aga tegelikult tuulik töötab ikkagi niimoodi, et seda päikesepaneeli siin all ei ole. Tuul puhub. Näete, siis tiilik hakkab pöörlema ja siis toodab elektrit. Aga siin praegu ei ole päikest, nii et me ei saa seda väga hästi tööle panna. Ta tahab rohkem energiat saada, see päikesepaneel. Nii et ta mul, tead, need lambid ka ei aita, et ta mul on kontoris, töö juures on niimoodi, et kui päike hakkab siia peale paistma, siis ta vaikselt hakkab ringi käima. Aga te võite seda vaadata. Ja ta on mul natukene kahjustada saanud, ta on juba vana tuulik. Kas ma võin proovida telefoniga? Sa võid proovida, aga ma arvan, et ta ei hakka tööle, nii et ta tahab rohkem valgust saada. Aga teate, et kui suured need tuulikud on? Teletorn on kõige suurem. Teletorn on kõige suurem. Tegelikult tuulikuid võib olla väga erineva suurusega. Võivad olla sellised pisikesed, nagu minul siin on. Aga ma eile õhtul natukene lugesin ja vaatasin, et kui suured tuulikud on kõige suuremad tuulikud, mis Eestis on. Ja iga aasta tuulikud lähevad järjest suuremaks. Ja näete, ma panin selle võrdluse lihtsalt siia. Et kui siin on teletorn, 314 meetrit kõrge, et siis kõige suurem tuulik, mis Eestisse praegusel hetkel ehitatakse, see tuulepark just praegusel hetkel on ehitamisel, need tuulikud on nii kõrged, ehk siis 250 meetrit kõrged. Ja selle tuuliku, see nimetatakse kondliks või ütleme see keskmine osa, kus see tiivid kinnitub. Selle tuuliku, mis Eestisse ehitatakse või selle tuulepargi. Kas edasi see? See koht on umbes sama kõrgel, kui on teletornis see restoran. Ma ei olete käinud teletorni restoranis? Mõtlete ette, et kui te olete seal restoranis istute, siis tegelikult see tuuliku, see keskmine osa on sama kõrgel. Ja siis tiib läheb ja käib ülevalt, niimoodi käib läbi 250 meetrit. Et need on need Eesti kõige suuremad tuulikud, mis praegusel hetkel ehitatakse. Ja siis veel, et te aru saaksite, kui suured ja võimsad need tuulikud on. Siis, mis te arvate, kui palju selleks, et see tuulik kõige paremini töötaks, kui palju tal on vaja kiirust, tuule kiirust? No paku, mis sa arvad? 100 kilomeetrit tunnis. 100 kilomeetrit tunnis või? Ei ole nii palju vaja. 50. Jah, et ma panin siia 50 märgi, et selleks, et see tuulik kõige paremini töötaks, on vaja tuulekiirust 50 kilomeetrit tunnis. Ehk siis see on umbes sama palju, kui autoga näiteks, kui vanematega sõidate või bussiga linnas, ehk siis see on linnakiirus 50 kilomeetrit tunnis. Nii palju on mõnikord puhub tuul vaiksemalt, mõnikord puhub kõvemini, aga selle tuulekiirusega on tuulik töötab kõige paremini. Ja siis, ja veel, et te saaksite aru, kui suur see tuulik on, siis vaadake, seal on need tiivad, eks ju. Et need tiivad moodustavad tegelikult nagu ringi, kui nad ringi käivad, eks ju. Mis te arvate, et kui suur see ring võiks olla? Mõelge mingi, kas 100 meetrit. Tegelikult isegi rohkem. 150 meetrit. Nii et need tuulikud, mida Eestisse praegusel hetkel ehitatakse, need kõige suuremad tuulikud, siis ma panin siia jalgpalliväljaku pildi. Jalgpalliväljak, kujutate ette, kui suur see on? On hästi pikk, hästi suur, eks ju, ühest otsast teise annab ikka mõnusalt joosta. Et jalgpalliväljak mahub selle tuuliku, selle tiiva ringi sisse ära. Kujutate ette, kui suur see. Tuulikud on meeletult suured, mida tänapäeval ehitatakse. Aga muidugi saab ka väiksemaid tuulikuid teha, nii et on sellised inimese käe, ma ei tea, käte nagu pikkus näiteks on midagi taolist. Need toodavad ka elektrit, aga need toodavad vähem elektrit.
Nii et mida suurem tuulik, seda rohkem ta toodab elektrit. Nii, aga ma võib-olla räägin 2 sõna, et mis ma ise olen teinud. Et ma täna töötan tegelikult hoopiski mujal. Et täna ma töötan sellises kohas nagu Varude keskuses. Ja Varude keskus hoiab meie kõikide jaoks, siis Eesti elanike jaoks, laste jaoks ja täiskasvanute jaoks, hoiab igasuguseid varusid. Et meil on bensiini ja diislit ja meil on toitu, meil on ravimeid, meil on gaasi ja me hoiame neid varusid selle jaoks, kui peaks mingi hädaolukord olema. Näiteks vahepeal oli, töötab või? No näete, siis saite ikkagi telefoniga tööle, tublid olete. Et naudime selle momenti korraks. Töötabki, oi. Ehk siis, et kas päiksepaneeliga saab elektrit toota? Edukalt saab. Pange tuliga põlema, siis töötab veel kiiremini. Nii. Me oleme tuule all ka täpselt. Ma usun, et see telefoni tuli on parem. Aga kui mõlemad on, siis on veel parem. Kuulge sõbrad, aga ma räägin nüüd natukene edasi, võidu meil läheb kiireks. Et ma võtan selle tagasi või anname. Poisid tahtsid ka siit eest vaadata või? Nägite? Et te näete Viktoriini juba või? Ma ikka räägin natuke, mis ma teinud ka olen. Ei taha või? Ei taha. Ei. Me näeme juba. Ma teen nalja. Et ma tegelikult olen varem ma töötasin Eesti Energias ja siis Eesti Energias me tegime erinevaid taastuvenergiaga seotud asju. Et ma panin mõned pildid, panin siia, mille osas ma olen niimoodi kaasa aidanud. Et siin on 2 tuuleparki, ühe tuulepargi teate, kus kohta me tegime või? Narvas, kus on põlevkivi elektrijaamad, siis on niimoodi, et kui sa põlevkivi ära põletad, siis jääb sellest väga palju jääb tuhka järgi. Ja see tuhk pannakse mäkke. Nii et Narvas on tuhast tehtud hästi suur mägi. Ja see mägi on kuskil 20 või 30 meetrit kõrge. Sa oled käinud seal, jah? Ja siis me tegime ühe tuulepargi, tegime sinna mäe otsa Narvas. Sellepärast, et ta on nagu kõrgem ja siis sa saad rohkem sealt tuult sealt kätte. Nii et ma olen niimoodi aidanud kaasa, et me oleme rajanud siis erinevaid tuuleparke nii Narvas kui ka näiteks üks on siin Tallinna lähedal, ma ei tea, kas te Paldiskis olete käinud? Ja. Paldiskis on ka üks suur tuulepark, et selle rajamisele ma sain ka kaasa aidata. Siis me rääkisime, Eestis väga palju ei räägita tegelikult sellisest veeenergiast või hüdroenergiast, aga maailmas on tegelikult väga palju siis hüdrojaamasid või energiajaamasid. Et Eestis tegelikult meil oli Eesti Energial ka siis hüdroelektrijaamasid, kus me võtsime veeenergia kinni, panime selle siis kasulikult elektrit tootma. Ja siin, seda ma tahtsin teile näidata, et me rääkisime korraks prügi sorteerimisest. Et teate, kus see osa prügist läheb, mida näiteks sorteerite, mis on selline tavaline prügi, mis ei ole toidujäätmed või kompost, mis ei ole paber, mis ei ole pudelid, mis pannakse tavalisse prügikasti. Mis te arvate, mis sellega tehakse? Põletatakse asju. Mis asju tehakse? Tehakse uusi asju. Uusi asju, sellest on hirmus raske teha, sest seal on nagu kohati on banaanikoored, kilukarbid ja ma ei tea, katkine tool on näiteks on segamini, et sellest on hirmus raske uusi asju teha. Tegelikult siit kõlas juba õige vastus, et 2 võimalust põhimõtteliselt sellise prügi. Et üks on see võimalus, et sa paned ta prügimäele, siis teed suure kuhja, mis on prügist. Teine võimalus on see, et sa põletad seda ära ja mis põlemisega, kui me põletame midagi, mis me saame sellest? CO2. Soojust saame. Ja selle soojuse me kasutame ära näiteks selleks, et anda see radiaatoritesse sooja. Nii et üks nendest projektidest või asjadest, millega ma tegelesin Eesti Energias, oli ka see, et ehitasime siis Iru elektrijaama juurde, mis on selle Lasnamäe külje all
sinna ehitasime siis sellise täiendava ahju, kus me põletame ära väga suure osa Eestis tekkivast sellisest prügist ja toodame sellest soojust ja see soojus kasutatakse jällegi ära teatrites Tallinna linnas, nii et selle asemel, et seda prügi lihtsalt kuskile mäkke panna, selle asemel toodame sellest energiat. Ja natukene ma rääkisin juba nendest Tallinna gaasibussidest, et sellega ma olen ka toimetanud ja tegelenud, et siis tõepoolest need bussid, mis Tallinnas ringi sõidavad, ei sõidaks siis maagaasiga, vaid sõidaksidki sellise taastuvenergiaga, et seesama toidujäätmete ja lehmaautode siis jääkidega on toodetud gaasi ja siis seda kasutatakse bussides. Nii. Aga ma rohkem iseendast ei räägi. Ma lubasin, et teeme viktoriini ja siis lõpuks jääb meil vist eks ju mingisugune aeg meil on väga palju intervjuuks ka. meil on peale miks me iga inimesega... Okei. Aga enne intervjuud, et mis te arvate, et kas need päikese ja tuule energia on need tehnoloogiad, et kas need on uued tehnoloogiad või? Ei ole ju uued. No täpselt, mis ma tahtsingi öelda, et te olete kõige nutikamad, kui täiskasvad inimese käest küsida, suure inimese käest, et kas tuuletehnoloogia ja päikesetehnoloogia, kas see on uued tehnoloogiad, kõik ütlevad, jaa, see on uus asi. Lapsed teavad palju paremini. See tegelikult on vana. Inimesed on kogu aeg päikeseenergiat ju kasutavad. Selleks, et kas riided kuivatada või sooja saada. Ja tuuleenergiaga samamoodi. Vanasti oli ikka tuulikud olemas. Ei tootnud elektrit, vaid ajasid näiteks veskikivi ringi. Ja veskikivi ringi ajamisega saadi jahvatada seda jahu võiks ju. nagu tuuleparkides. Jah. Kui sa, ma ei tea, kas te Saaremaal olete käinud, ei ole käinud? No võt, Saaremaal, teinekord ütelge oma MLS-ile, et kui te Saaremaale lähete, seal on keset Saaremaad, on üks, ma enam ei mäleta, mis selle koha nimi on, aga on vanaaegne tuulepark, See ma olen käinud seal. kus on mitte need elektrit tootvad, need uued tuulikud, vaid on need vanad tuulikud, millega vilja jahvatati. Ja see on, vanasti tehti ka tuulepark, aga lihtsalt ei tootnud elektrit, vaid näed, jahvatasid vilja. Nii et kõik sellised tuule- ja päikeseenergia asjad on tegelikult on vanad lahendused. Me lihtsalt täna oskame neid uuesti jällegi hinnata. Nii. Viktoriin. Viktoriin. Teeme niimoodi. Teeme 4 gruppi. Et te võite ise mõelda, kuidas te tahate ennast jagada ja siis ma saan aru, et meil on 4 lapsega gruppi ja 1 siis 5 lapsega. Teie võtate, te peate oma grupi nimega välja mõtlema. Avokado. Perhaps we can try the voice. Let's try the voice. Okay. And we need a name for it. Do you have any ideas what the name of the group should be? English scientists. Would you like the name? Sellega te ei ole. Istuge sinna. Aga tulge teie kahekesi nende juurde. They will go with you. Me siis 5. Meil on tiimi nimi olemas. Siis kas siia? Tiimi nimi on? Ütle uuesti. Süü.
Paneme siis what's the name be then? Teate, mis teeme? Mul tuli hea mõte. Paneme niimoodi, et teeme kahe vahe peale. Discuss. pane i lõppu. Ma vahepeal kuulan teiste gruppide nimesid ka. Sidrun. Sidrun. What shall it be then? Või ma ei tea, kui sa viitsid. Ma ei tea, kui hea mul on eesti keele. No, kes? Veel, palun. Energiateadlased. Ütle uuesti. Energiateadlased. Energiateadlased. Me oleme energiateadlased, okei? Ja siis meil on vaja 4. gruppi nime ka veel. Palun. Päike. Päike. Ja siis ma mõtlesin, et ma räägin reeglid ka ära. Et iga küsimuse juures on 4 vastust. Mõne küsimuse juures võib olla niimoodi, et ainult üks vastus on õige. Aga mõne küsimuse juures võib olla ka niimoodi, et näiteks kõik vastused on õige. Nii et proovige omavahel arutada oma grupis, et mis vastus võiks õige olla. Uuesti. Ei, ma arvan, et teeme niimoodi, et ma panen teile siia esimese küsimuse ette, et iga vastus, iga õige vastus annab 1 punkti. Ehk siis, et näiteks, kui see on praegusel hetkel küsimus, ma kohe ütlen selle küsimuse ette ka, et siis kui näiteks siin on ainult üks õige vastus, siis te saate selle küsimuse eest 1 punkti. Ja kui siin näiteks on 4 õiget vastust, siis on võimalik siit küsimusest saada 4 punkti. Aga kui näiteks panete mööda, siis läheb 1 punkt läheb maha. Saate aru või? Kes teab, kui sa kogu aeg... Me võime mitu pakkuda. Teeme niimoodi, et mängime niimoodi miinusesse, ei lähe paneme 0. Ega ma nii hästi läbi ei mõelnud seda kõik. Aga ühesõnaga, et arutage omavahel, et milline võiks olla õige vastus. Ja mida rohkem on õigeid vastuseid, seda rohkem on võimalik teid saada. Mitu vastust Võib olla ka niimoodi, et näiteks ühel küsimusel, näiteks võib olla ka mitu õiget vastust. Aga teeme nii, et oma vahel sosistate, et teised ei kuulaksid ka. Kuidas me teada sulle? Kuidas te teada saate või? Ja et me paarist peame ikka nagu rääkima. Ma arvan, et no ikkagi rääkige omavahel jah, aga et ei kuskile, et ütelge mulle see õige vastus ja siis vastavalt sellele me paneme siia punkte ja ma ütlen siis, mis see õige vastus on. Nii, palun, sul on küsimus. Arutasime välja. Te arutasite juba välja või? Nii, kuulge, aga nüüd teeme niimoodi, loen 3, 2, 1 ja siis ütleme läks ja siis hakkame pihta, on ju? 3, 2 ja siis vastan, kui tekib küsimus. 3, 2, 1, läks! Nii, ei ole kiiruse peale, ütleme võistkonna nimi. Energiateadlased ja me arvame, et inimene. Hästi. Siis, mis teised pakuvad? Sidrun ja inimene. Jaa, vabandust. Sidrun oli teie võistkonna nimi. Ma jäin praegu mõtlema, et kus see sidrun siin kirja on pannud. Täitsa nalja number. No nii, palun. Inimene, arvate ka või? Ja teie olite süü. Ei, oota, ma ei saanud sellest küsimusest üldse. It's their team name. See viimane sõna. Stands for lemon. Taastuvenergiaks. Et kelle eluea jooksul taastuvat kütust nimetatakse taastuvenergiaks. Ennem rääkisin ka sellest natukene. Inimene. Mis teie arvate? Inimene, they go bad. Inimene. Nii, kõik pakkusid inimene. Kõik saavad 1 punkti. Siin oli paraku ainult üks õige vastus. Ja see oli inimene. Täitsa õige. Paneme edasi. Mul on kohe mitu küsimust. Tahaks teada teie vastuseid. Ja siin on... The bus isn't talent, right? Ma ei taha ette öelda. Nii on põnev. Nii. Aga küsimus on siis selline, et millest toodetud kütusega sõidavad Tallinna gaasibussid?
nii, palun tüdrukud alustavad tagantreast. Grupi nimi Sidrun ja lehmakoogidest ja toidujäätmetest. Väga tore, aitäh vastuse eest. Nii, palun poisid siit. Tiimi nimi energiateadlased ja 4 lehmakookidest ja toidujäätmetest. Väga tore, aitäh vastuse eest. Nii, poisid siit eest. Meie tiimi nimi on Päike ja lehmakookidest ja toidujäätmetest. Just, aitäh. Ja teie tiim, mis te arvate? Lehmakookidest ja toidujäätmetest. Tubli. Kõike panid jällegi pihta. Jälle said 1 punkti kõik. Kui palju vastuseid oli? Kuidas? Kui palju vastuseid oli? Õige vastuseid või? Siin oli ka ainult 1. Sest et ega ütleme niimoodi, et veest toodetud kütusega, see on, kui te lähete ülikooli õppima, siis te saate teada. Saaks toota vesinikku elektronüüsi teel ja siis vesinikku. Ja, just, aga ärme hakka keeruliseks ajama praegu. Sa ajasid minu aju keeruliseks. Nii, siis järgmine küsimus. Et millal lõpevad siis ära tuul ja päike ja maasoojus ja jõevool? No nii, poisid siit eest mõtlevad või? Te mõtlete või? Okei. Arutage grupiga, ärge pakkuge üksi. Arutage omavahel. Palun arutage kõigepealt. Teie teate juba seda. Noored. Natukene või. Selge. Aitäh. Ja, palun. Aitäh teile vastuse eest. Palun tüdrukud sealt tagant. Tiimi nimi Sidrun ja 5 miljonit aasta pärast. Aitäh teile. Ja palun teie. Tiimi nimi energiateadlased ja 5 miljonit aasta pärast tuleb. Kuulge, te olete niisugused nutikad. Niimoodi on väga raske teile siin auhinda jagada, kui te kõik ühtemoodi pakute õigesti kõiki asju kogu aeg. Ise sa ütlesid enne ette. Ütlesid või? No aga ma tahtsin teada, kas te jäi meelde ka midagi. Pärast ise, kes ennem tuleb. No, Me ei tea veel, missugused küsimused tulevad edasi. jah, äkki tuleb veel mõni küsimus. Kas praegu kõik said? Ja praegu said kõik 1 punkti. Nii et te olete väga võrdselt liigutada kogu aeg edasi. 3 punkti. Nii, järgmine küsimus. Kuidas energiat on võimalik säästa? Option 1, only take the bike and the bus instead of a car. So option 2, to sort the trash. Option 3, only open the window during winter if you want to get some air in the room. And 4, put out the lights when you're in the room. Mis te arvate? Nii, teil on juba käsi püsti sealt tagant, palun. Et oleks nagu värskelt esimene, teine, 4. Mida sa mõtled selle talve? Kas nagu Ei, ma mõtlen seda, et kas aken peaks olema talvel lahti kogu aeg? Mitte kogu aeg. Aga mis on siis teie vastus? Siis läheks, kui ma magama lähen. Nii, aga mis ma kirjutan teile? Mis te vastate, mis need vastused on? Jah, esimene, teine, 4. Esimene, teine, 4. Nii, teie olite süü. Okei, see oli väga keeruline nimi, mis teil oli. No nii, siis võtame teid järgmisena. Tiimi nimi energiateadlased ja kõike 1, 2, 3, 4, kõike variandid. Selge. Nii, palun teid. 1, 2 ja 4. 1, 2 ja 4. Ja meie tiimi nimi on Päike. Päike, just. Ja palun teie sealt tagant. Tiimi nimi on Sidrun ja ma arvan, et 1, 2 ja 4. 1, 2 ja 4. Nii. Tegelikult mina, kui ma tahan energiat säästa, siis ütleks, et vastus on õige, on kõik küsimused, kõik vastused. Sellepärast, et
on võimalik energiat säästa sellega, et kui ma sõidan ju rattaga, eks ju auto asemel näiteks, prügi sorteerides, sellepärast et sellest jäätmetest saab midagi uut toota, siis kui me mõtleme selle peale, et kas talvel akent mõnikord tuleks lahti teha, siis jah, kui sul on vaja värsket õhku, siis küll. Aga see, et kui sul aken on kogu aeg lahti, siis läheb soojus välja. No võt, nii et kogu aeg ei tasu akent lahti hoida. Ja kuhurid pole vaja kasutada, saad akna lahti. Ja täpselt. Ja tule peaks kõik ära kustutama, kui toast välja lähed, siis saab energiat säästa. Nii et järelikult energiateadlased said 4 punkti. 4, ei, pluss 4 punkti. No, pluss 1 pluss. Ei, selleks. 4 kohe. Ja 4 kohe. Ja teised said siis 3 punkti. Kõik said midagi. Nii. Järgmine küsimus. Issand juba, kus mul nii palju küsimusi on. Et mis te arvate, miks seda põlevkivi tulevikus kasutada ei saa? Praegu teda kasutatakse energia tootmiseks. Mis te arvate, et kas meil on probleem selle põlevkivi endaga, kas ta saab otsa? Kas ta saastab loodust, sellepärast, et ta pole saastav energia? Või saab sellest midagi muud kasulikku toota? Või põlevkivi ei põle? Palun, tüdrukud seal tagant juba teavad vastuseks. Aga mõtlen sellest teisest. Kivi saab otsa. Aitäh pakkumise eest. Rääkisite omavahel läbi ka või? Rääkisite läbi. Selge. Nii, paneme kirja. Siirun. 1. Palun teie nüüd. Tiimi nimi energiateadlased ja me arvame, et vastuseks on 1, 2 ja 3. Nii, oota, kohe vaatame. 1, 2 ja 3. Aitäh teile vastuse eest. Ma kohe ütlen, mis õige siis ka on. Nii, palun, tagantreast. 1, 2 ja 3. 1, 2 ja 3 arvate teie ka? They are also saying 1, 2, 3. Nii, ja palun teie vastus. Just one word. It doesn't make sense. But it just doesn't work. Esimene arvate? Sest kivi saab otsa? Tahate veel arutada? Aga arutage siis korraks veel. Aga seal on No nii. Nüüd on täitsa pingeline moment. väga. Ma loen nüüd 3, siis peate ütlema vastus. 1, 2 ja... 1 ja 3. 1 ja 3 on teie pakkumine. No, kes sai? Nii, oi, nüüd läheks keeruliseks. Ma pean hakkama nüüd matemaatikaid tegema. Õiged vastused on 2 ja 3. Sellepärast, et esiteks põlevkivi kasutamine saastab loodust, sest et ta ei ole taastuv energia. Ja teine on see, et võib-olla põlevkivist tuleb. Juba praegu saab ja sellest tehakse erinevaid, sellest tehakse juuksevärve, sellest tehakse antiseptikuid, sellest tehakse epoksiidvaiku. Ma teen ühte projekti põlevkivist. Väga tubli. Aga sellest me ka ei räägi, nagu te nägite. Aga kes siis saab, mis punkti? Nii, sina tahad teada seda, jah? No mina olen. Sinu ei saa ühtegi punkti. Siis energiateadlased saavad 2 punkti. Ja teil on keerulise nimega see süü või mis iganes. Teie saate 2 punkti. Ja Päike on vist meil veel puudu, saab 1 punkti. Mitu? 1 punkti. Teie pakkusite 1 ja 3.
Oli niimoodi, kui ma õigesti mäletan. Nii, kas me peame tempot tõstma? Mul on 2 küsimust veel, teeme kiiresti. Nii, kust saavad oma energia taimed ja päikesepaneelid? Hästi lihtne vastus. Palun. Päike. Kas Vivi võib öelda? Nii, palun. Päikesest. Palun. Päike. Said it correctly. Kõik saavad 1 punkti. Tublid lapsed. Kuigi tegelikult oleks ju äge, kui päiksepaneelid saaksid laste naerust ka ju. Oleks äge. Lähen niimoodi sinna ette. Lähen niimoodi päiksepaneeli ette. Viimane küsimus. Viimane küsimus. Kust need lapsed oma energia saavad? Wait, let me just finish. More than things, sound, food, and knowledge, and different knowledge. What do you think? Ei, 2 ja 3. Ei, 2 ja 3. Nii arvab, et toimust ja teadmistest, sest teadmised ainult korrutame. Palun, te tagate olete nii võisakad. No, Makes me go to sleep so that kas ma tohin teile vastuse ette öelda või? ei, 3. 1 ja 2 ja 3. Ei, 3 ja 3. 2 ja 3, 1 ja 3. Ei, meil oli 3. Meil oli 2. 1, 2, 3. Meil oli 2 ja 3. Mis on 2? Meil oli 1, 2, 3. Teil oli 2. Meil oli 3. Meil oli lihtsalt 3. Te ei tea lastest. Teie olete ise laps. Teie olete ka ise laps. Meie teame rohkem. Kuule, ma olen ka laps olnud kunagi. Siis teie olete väga vana. Teil on väga vana. Mõtle sest ei saa. Kuidas nii? Kuulge, mina tahaks küll öelda. Ma olen ka laps olnud. Ma olen siiamaani olen kellegi laps. Ma just lapsed on muud. Ma olen siiamaani kellegi laps. Kuulge, nalja teete või? Mina saan küll tarkusest ja teadmistest saan erinev. Mina ka. Õige vastus, siis ma pakun 4. Aga meil on juba vastu. Energiateadlased ja ma arvame, et just päikesest. Toidust ja me võtsime kõik valikud. Kõik valikud võtsite. Kas ma võin teile kõikidele +4 punkti panna või? Jaa! Sellepärast, et tegelikult minu arvates on need kõik õiged. Aga me pärast võime vaielda sinuga. Ole vaja aega raisata. Aga nüüd läheb keeruliseks. Nii. Aga me jäime viiki ju. Ma võin arvutada. Me jäime selle 13. Meil selle teaduse 13. 12. Kas teie annate ka plaksu? Me jäime viiki. Plaksu, sest me tegime hea töö. Meie ei jäänud. Sa ei tea. Nii. Energiateadlased. Kuulge, aga siis mul on võtsid auhinnad ka kaasa. Tahate auhinnad? Miks mitte? Aga istume. Midagi väga... Palju need on? 5. Neid on 5. Siis ma võtsin ikka õige. 6. Palun. Meil on teistele ka. But the others have some prizes. Selles mõttes ikka muretseb. Keegi, kes võitis, peab saama. No võt, nii. Palun. Nii, tehke endale tuud. Ja kasutage oma energiat. Pole vaja, mul on see. Panna Vivi. Palun. This is for you. Ja teistele, sellepärast, et te nukrad ei oleks, ma võtsin teile helkureid kaasa. Sellepärast, et praegu on muidugi arusaadavalt on nagu suhteliselt valge aeg, aga varsti tuleb kool ja hakkab pime aeg ja siis tuleb helkur külge panna. Palju õnne ja väga tublid olite. Vaadake, kui tasavägised tulemused meil olid. Võin selle sulle kinkida. Võid mulle kinkida või? Ma kingin ikkagi sulle. Anna siis oma emme Lissile või vennale või õele või...